Puumarketi kindel nägemus oli oma maja ehitada puitmaterjalidest ja kuna soov oli ehitada piisavalt kõrge kauplus, siis valikud olid kas puitkarkassmaja või kaasaegne ristkihtpuit. Meie valisime kaasaegse innovatiivse lahenduse. Puumarketi uus kauplushoone on esimene ühiskondlik avatud hoone kõigile, mis on Tallinnas ehitatud ristkihtpuidust, saab tulla uudistama, vaatama. Puumarketi kauplus koos oma olmeruumidega on kokku 700 ruutmeetrit. Plaanime Tartusse teha minimaketti circa 500 ruutmeetrist samasugust ristkihtpuithoonet. Ristkihtpuitpaneelide paikapanek võttis lepingu järgi aega 1,5 kuud, aga tegelikult selle töö oleks ära saanud teha ka poole lühema ajaga. Puumarket on natukene pioneer, et oli esimene, kes võttis ette ja tegi sellise ühiskondliku hoone ristkihtpuidust. Ja Eestis ei ole veel Päästeamet valmis sellega, et ristkihtpuit võikski jääda naturaalne ilma tulekaitse võõbata ruumides täna. Aga ma tean, et selleks tehakse täna katseid Eestis, et tulevik on selline, kus saab ka nii, et ei pea kogu konstruktsiooni tulekaitse võõbaga üle võõpama. Ristkihtpuit, ma loodan, et kogub oma populaarsust hästi kiiresti, oma kiiruse, innovaatilisuse, ubasuse pärast ja just lihtsuse. Et ma loodan, et inimestele hakkab see, nähes meie ruume väga meeldima, et alternatiiv, võtame sandwich-paneelid või midagi muud, et ta lihtsalt ei anna sellist ubasust ja mõnusat tunnet, kui sa siin ruumides oled sees, siis sa tegelikult seda tunne, et puit hingab, puit on looduslik, naturaalne, ilus. Puumarket on väga rahul selles suhtes, et ta valis ristkihtpuidust maja ja siiamaani kõik kliendid, kes on meid külastanud, on hinnanud tulemust väga heaks. Oleme palju mõelnud CLT kasutamisele, et seal on mitu põhjust. Üks on see, et see on nagu õige asi, sellepärast, et puitu Eestis on väga palju, et miks mitte seda ehitust kasutada. Muu Euroopa teeb seda ammu, kuigi kui sa vaatad näiteks Saksamaad või Prantsusmaad, siis neid metsi on seal palju vähem, aga ometigi see puit on arhitektuuris au sees. Et me oleme küll olnud siiamaani rohkem kiviusku, aga ma arvan, et see võiks rohkem muutuda ka. Et meil täna nagu mure on sellega, et meil on puiduga ehitamise kogemust suhteliselt vähe. Ja kui seda tehakse, siis tihti nagu platsil tegemine, et keegi paneb ise neid karkassi püsti ja seal vihma käes ja nii edasi. Ja see kvaliteet on võib-olla kehv ja selle on tekitanud ka sellist lihtsalt inimeste seas sellist nagu aru saama, et kivimaja on kindlasti parem. Aga ma arvan, et CLT võiks seda asja muuta, ta võiks tuua puidu rohkem au sisse ja seda võiks olla rohkem igal pool. Ja ta on naturaalne materjal, mitte et see teised vähem naturaalsed oleks, aga kindlasti keskmisele elanikule, kes majas elab, tundub ta palju loomulikum kui võib-olla mingi muu materjal. Me oleme seda CLT-d mõelnud kasutada kõigepealt välisseintes, et see tundub selles mõttes alustuseks esimesena kõige turvalisem koht, sest miks puitu võib-olla kortermajade ehitus rohkem kardetakse, on helipidavuse teemad. Et kindlasti on ka nendele juba täna lahendused olemas ja võib-olla see maja, mis nüüd esimesena valmis saanud on, seal on need näited olemas ja neid saab võib-olla koha peal mingi mõõdistusi teha ja nii edasi ja tekib endaga kindlustunne kasutada puitu ka konstruktsioonides, vaheseintes ja muudes kohtades, kus seda võib-olla on natuke keerulisem teha. Aga välisseinad on ilmselt see koht, kus me esimesena seda kasutame. Ja esimestes projektides me täna selliseid arvutusi teeme, hinnalt ta tundub täitsa konkurentsivõimeline. Meie puidu jaoks meil on veel see mõte, et mis siis, kui me seda üldse ei viimistle, vaid jätamegi selle puidu oma ilus ja ehtsuses sinna korterisse sisse nähtavale. Et ma arvan, et see võiks olla nagu päris lahe. Betooni me nii näeme ju,
ja muid sellised konstruktiivsed materjali, nagu tellised ja nii edasi. Need on väga au sees, et miks mitte puitu sinna juurde tuua kolmandaks üks naturaalseks materjaliks. Esimene korterelamu Eestis, mis on valmistatud täispuidust, ma arvan, et sinna läheb veel aega. Mõni pioneer võib-olla on nõus seda tegema 2-3 aasta pärast, aga niisugune suurem projekt, mida Liven oleks valmis tegema, ma arvan, et sinna läheb 5-6 aastat. Aga ma arvan, et see ikkagi toimub järk-järgult, et me esimalt proovime seda materjali osades konstruktsioonitüüpides, siis võtame näiteks vahelaed juurde või korterivahelised seinad ja see kindlus ilmselt kasvab nagu ajapikku. Aga ma arvan, et mõni pioneer väiksema maja teeb juba paari aasta pärast ära. Kui me vaatame näiteks, mis toimub Austrias, mis toimub Norras, seal on puidu kasutamine nagu tõesti au sees ja olgugi, et ta on võib-olla mõnes kohas keerulisem lahendada, siis see keerulisem lahendada on ta meile, sellepärast me oleme harjunud kivi nii palju kasutama. Seal on see täielik loomulik asi, millest teha kõrgeid maju. Ma olen kuulnud seda rohkem kui 10 korrust isegi. Et see on nagu valik number 1, nii nagu meil on täna valik number 1 mõni betoon karkassil maja või kiviplokil maja.